tere, täna ma räägin teile ühe loo sellest, kuidas ma käisin Lasnamäel oma maal järel. Alustame siis sellega, et ma tänan teid kõiki 200 tellija eest. See on väga lahe, et te tulite ja jäite minuga siia niimoodi lugusid kuulama. Mul on ka rõõm neid teha ja loodan, et teil on rõõm neid kuulata. Tänud ka Poukipinile ja Hundile selle eest, et ma üldse olen nii kaugele jõudnud. Põhiliselt tänu neile ma olengi siin ja ma ilma nendeta oleks nagu mingi 10 subscriberi juures võib-olla. Kui nüüd siis tänusõnad on öeldud, siis suundume loo juurde. Kohtuge Maxiga. Ta on maisemadu ehk teiste sõnadega Elafe Gutata. Ma näitan ekraanil, kuidas seda kirjutada. Ta on constrictor ehk siis ta käigistab oma saagi ja põhiliselt peatab nende verevoolu nagu saaki püüdes siis. See lugu siis, kuidas me saime, ta on siis niimoodi, et ma olin umbes võib-olla 8-aastasest peale juba tahtnud alati endale mingit madu lihtsalt koju terraariumisse mingi sama passima või midagi sellist. Lihtsalt see tundus nii nagu lahe idee minu arust lihtsalt juba täitsa algusest peale. Ma olin alati isaga tahtnud nagu mingit nastikut või rästikut lihtsalt koju. Kuigi ema nagu ei lubanud, lihtsalt ütles kindlalt ei ja põhiliselt jah, see nagu oli väga kindel ei lihtsalt. Mul oli just nagu novembri paiku oli sünnipäev ja siis ennem sünnipäeva ma tahtsin endale sünnipäevaks põhiliselt osta madu. Ma lihtsalt läksin Okidokisse ja näitasin isale paari kuulutust ja siis otsustasime siis selle ühe peal ehk siis sellel maisimaal, kes on mul siis tänagi kodus. Me küsisime emalt ja mu ema nagu ei olnud nõus alguses, kuigi me põhiliselt terve päev lihtsalt mina, mu isa ja mu väike õde lihtsalt moosisime mu ema ja rääkisime, et mis oleks temaga lahe teha ja miks me tahame teda ja et miks ta ei ole nagu halb üldse ja nii edasi. Lihtsalt üritasime teda nii väga nagu ära saada, moosida. Lõpuks mu ema lubas ja siis paari tingimusega loomulikult. Ja me läksime talle siis Lasnamäel järgi, me helistasime sellele müüjale ja ta oli venelane, nii et mu isa rääkis temaga ja siis läksime talle Lasnamäele järele autoga. Mingi pühapäeva õhtul vist mingi kella 5 paiku. Loomulikult see nagu, see oli Lasnamäel ja see oli mingisuguses perses, mingisuguses korteris kuskil sügaval Lasnamäe südamikus lihtsalt. Kui me lõpuks GPS-i abil kohale jõudsime, siis me üritasime seda paraadnat leida, kus nagu ta kortermaja juures siis asub. Ja tuli välja, et see oli nagu tagaaiast üldse oli vaja sinna sisse minna ja see oli nagu kuskil nurga taga oli see esiuks siis. Kui me leidsime selle õige korteri ja kõik asjad ülesse, siis me helistasime alt kella ja me läksime talle tuppa ja tal oli, ütleme, et tal oli üks suur püüton oli suures toas suure terraariumiga teleka all ja siis teises toas oli umbes 2 seina oli lihtsalt madusid täis väikestes karpides. Tal oli ütleme umbes 100 madu 2-toalise korteri peale. Tal oli veel 2 lapsega pere ka, nii et see nagu kõik mahutusid kuidagi ennast sinna ära, ma ei tea kuidas. See müüja pani mao väiksesse riidest kotikesse. Ma pidin ta panema põuetaskusse selle kotikesega selle mao, sest et õues oli külm ja maod ei kannata üldse külmana. Me läksime õue ja läksime autosse ja hakkasime juba kodu poole sõitma. Ja kui me koju tagasi jõudsime, siis me panime ta väiksesse pappkarpi, kus ta lihtsalt oli, terve öö põhiliselt. Järgmine päev, kui ma koolist tulin, ma hakkasin kohe lihtsalt isaga terraariumit talle kapi sisse ehitama, et võtsime lihtsalt ühe riiuli ära ja nagu panime talle klaaspaneeliga ukse ka veel sinna ette ja kõik oli väga hea. Siiamaani on ta väga tervislikku elu elanud selles mõttes, et ta ei ole mingit probleemi olnud ja ta ei ole hammustanud mind ka mitte kunagi, mis on väga hea. Kuigi ma olen teda kätte võtnud mingi, ma ei tea kui palju kordi nädalas, ütleme 3 korda võtan ta kätte korra või nagu välja siis. Max sööb korra nädalas ühe suurema hiire ära. Ta alguses, kui me ta saime, siis ta sõi rotibeebisid ja nüüd ta sööb suuremaid hiiri. Kui me ta saime, ta oli mingi 90 sentimeetrit pikk, nüüd paar kuud hiljem on ta 110 sentimeetrit ja nende maksimumpikkus ongi mingi peaaegu 2 meetrit või umbes niimoodi. Nad kasvavadki umbes mingi 1,75 meetrit pikaks, nii et nad ei ole nagu mingi ülisuured maod. Ma panen video descriptionisse lingi videole, mis näitab, mismoodi ta sööki vastu võtab ja niimoodi. Ja see ongi kõik tänase looga. Kui teile meeldis, siis meeldis, kui ei meeldinud, mind väga ei huvita ja head aega. Minu sõbrad.